Tere taas, head Objektiivi vaatajad, eetrisse jõuab Välgatuste teine saade. Seekord räägime väga olulisel ja meid kõiki puudutaval teemal, milleks on 5G, viienda põlvkonna mobiilsidevõrgud ja riskid, mis meie kõigi jaoks selle võrgu väljaehitamisega kaasnevad siin Eestis ja ka maailmas tervikuna. Hea meel on tervitada meilt stuudios Liis Ellertit mittetulundusühingust Kogukonna hüvanguks. Tere tulemast! Tere, Indrek! Aga saame kõigepealt tuttavaks. Palun tutvusta ennast lähemalt meie vaatajatele. Nii, mina olen Liis ja seoses selle Kirgusinfo või MTÜ Kogukonna hüvanguks tegevusega ma pean esimesena kohe tegema siis asjad selgeks, et ma ei ole teadlane, et ei tekiks siin vale arusaamasid. Ma olen lihtsalt, aktivist, väga põhjalikult tänaseks uurinud seda valdkonda, ehk siis kiirguste mõju inimeste tervisele. Et sellest me kirjutame siis portaalis kiirgusinfo.ee. Ja see ongi minu tänaseks oluline tegevusvaldkond. Et kõik oleks algusest peale selge, küsin ka otse ära, et kas sa oled mõne erakonna liige ja kas sinu tegevus lähtub mingilgi määral poliitilistest eesmärkidest? Absoluutselt mitte. Et täiesti apoliitiline. Meil oli küll kunagi plaan teha ellujäämiserakond, selline vahva nimega erakond, kus on isegi need kiirgusteemad programmis ilusti sees ka. Aga ei tulnud see välja ja selleks ajaks ma juba avastasin, et see poliitika ikka ei ole see maailm, kus tegutseda. Aga missugune on sinu 5G lugu? Kuidas sa jõudsid sellise, julgeksin öelda, pisut meheliku valdkonna juurde? Jah, see tee on olnud tänaseks juba päris pikk. See algas tegelikult, kuskil 6-7 aastat tagasi. Algas see väga praktilistel põhjustel sellest, et Eestis hakati paigaldama kaugloetavaid elektriarvesteid. Ja siis selleks ajaks oli juba niisugused jutud nagu ringlesid, et see võib-olla ei ole nagu kõige parem lahendus inimeste, elukeskkonda. Ja siis ma hakkasingi seda nagu põhjalikumalt uurima ja jõudsingi sinna välja, et ega tõesti, ma omale koju niisugust asja küll ei tahaks, mis kiirgab kogu aeg. Ja mis see põhiargument ongi, mis on nagu minu jaoks selline tiivustav nüanss kogu aeg olnud, et inimesel peab olema õigus elada puhtas keskkonnas. Et nii nagu me põhiseadus ette näeb, eks ju, puhas keskkond, õigus elule ja tervisele. Et ma lihtsalt tundsin too hetk, et see kaugloetavate arvestite teema, et see nii ikkagi hakkab seda asja riivama. Ja põhjus ongi selles, et kui kaugloetav arvesti ju idee ongi selles, et vähemasti üks liik, mis Eestisse paigaldatakse või paigaldati, ongi see, mis saadab andmeid ju õhu kaudu, ehk nagu mobiilside, siis põhimõtteliselt inimestelt võetaksegi selline võimalus ära elada puhtas keskkonnas, sest et kui sul on kogu aeg nagu töötav mobiiltelefon kuskil toanurgas, mõnel on ju kuskil elutoas see arvestiks. Ja siis variant ongi see, et me lükkame elektri välja siis, kui tahaks puhata, et minu jaoks see nagu ei ole päris õiglane. Aga tuleme nüüd teema juurde. Miks on 5G nii eriline, miks me sellest teemast räägime ja mida siis viienda põlvkonna mobiilsidevõrk endast üldse laiemas plaanis kujutab? Jah, miks ta nii eriline on? Et see on selline hea teema, et tegelikult väga palju me kuuleme ju, tööstuse esindajatelt ka, et tegelikult see on ju kõik see sama tehnoloogia, et midagi ei muutu ja sagedused on ka enam-vähem sama, et sageduste osas põhimõtteliselt võib nõus olla, et Eestis on planeeritud 3 erinevat sagedusvahemikku, mis on Euroopas ka, eks ju. Et 2 nendest alumistest on tõepoolest juba seal, mis meil kasutusel on. Aga millest ei räägita, on see, et see on absoluutselt uus tehnoloogia. Et me ei räägi enam sellisest, kui varasemad ja praegused mobiilside, mobiilside antennid tekitavad siis sellise nagu lehviku, eks ju. Need on 3G ja 4G. Jah, just. Et siukse nagu kiirguslehviku, siis 5G on selles mõttes täiesti uus, et tekitab, seal on hästi palju antenne ja tekitavad sellised teravad kiired, siis antenni või selle tugijaama ja siis mobiilside, näiteks mobiiltelefoni vahel, eks ju. Ja siis kõik need teised seadmed, mis seal võrgus on. Ehk et see pilt saab olema absoluutselt teistsugune ja lisaks on 5G puhul, mis on oluline, on see, et see oluliselt tõstab just seda kiirgusfooni
kuna see tähendab väga palju uusi tugijaamu, väga palju uusi. Ja põhjus on selles, et kui sagedused tõusevad, mis 5G puhul on kui juttu, et millimeeterlained võetakse kasutusele. Kuigi siin ka väidetakse vastu, et ikka võib-olla me ei pea võtma, aga tegelikult kui seda asja uurida, siis millimeeterlained on lahutamatu osa selles, et lihtsalt muidu pole sellel nagu mõtet. Siis see tähendab, et kõik asjad meie ümber hakkavad kiirgama, mis on võimalik kiibistada, nii-öelda kodutehnikad, eks ju. Et inimestel on ju nii mugav, vaata, ma helistan oma külmkapile, et vaata, kas mul seal piima on, eks ju. See kõlab nagu anekdoot, aga reaalselt see ongi nii, et kui sul on piimapakil see kiip peal, siis sa näed ära, kas sul on see kapis või ei ole, on ju. Ja samamoodi hommikul sa paned oma mobiili kaudu voodis, paned kohvimasina tööle, eks ju. Mõnus ju, mugav. Aga reaalselt, mida see tähendab? See tähendabki, et sul on reaalselt see kiirgav asi on sul kogu aeg sinu ümber, et räägitakse ikkagi miljonitest uutest seadmetest, mis tulevad meie keskkonda. Aga kas see asi saab siis nii hull olla? Kindlasti on ju 5G taga ka erinevad teadlased, kes on teinud uuringuid, mõõtmisi, kõike seda ja kindlasti väidavad, et jah, kiirgust küll pisut on ja võib-olla ka teatud ebamugavusi, aga lõppkokkuvõttes ei ole nii hirmus. Vot selle teadlaste teemaga ongi see hädalugu, et need teadlasi on väga erinevaid. Ühed tõesti räägivad seda, et kõik on väga hästi. Aga teised jällegi räägivad, et meil ei ole siin väga pikalt üldse nagu inimkonnana tulevikku, kui me jätkame sellel suunal. Õigemini ilma 5G-ta on see asi päris lootusetu. Ja seal vahepeal on siis sellised konservatiivsemad teadlased, kes ütlevad, et uurime, et võtame aja maha. Et see seltskond on nagu väga kirju. Aga mis ma tahaks kohe ära mainida, et kui neid teadlasi hakata uurima, et siis väga palju mõjutab ikkagi rahastus. Et selle kohta on täitsa konkreetselt tehtud uuringud, mis näitavad, et kui rahastab uuringut telekomitööstus, siis see tulemus on selline, et 30% uuringutest näitab, et mõju on olemas nendel väljadel, 70% et ei ole. Aga kui on sõltumatu rahastus, siis on need täpselt vastupidi. Et kuidas see nagu reaalselt võimalik on. Et see ongi see reaalne pilt, mis meil nagu ümber on. Et tuleb väga-väga teadlikult neid teadustöid vaadata, kes räägib ja miks ta nii räägib, mis on tema eesmärgid, eks ju. Väga hea, meil on siin ka mõned slaidid tänaseks ette valmistatud, aga teeme selle asja siis nüüd üksipulgi, võtame ta lahti ja teeme siis puust ja punaseks ette, et mis ohud 5G-ga kaasnevad. Ja, ma räägiksingi sellest esimesest pildist siis, et siin on hästi näha siis erinevad, ütleme siis kiirgusallikad, mis meie ümber tulevad. Üks on siis need tugijaamad, mis paigaldatakse siis sõltuvalt sellest sagedusest, kui lähestikku nad peavad olema. Et kui me räägime millimeeterlainetest, siis iga 20 meetri taga võib-olla on juba uus tugijaam. Ja kui natukene madalam sagedus, siis ütleme 100-150 meetrit. Et üks on siis, räägitakse ju lambipostid, bussipeatused, foorid, et igale saab ühe sükse asja huugama panna otsa. Et kuna need sagedused tuppa ei levi, siis tulevad, ütleme, majadesse sisse eraldi, need siis võimendid, repeaterid. Siis tubades loomulikult on meil olemas igasugused veel wifi ruuterid ja arvutid ja telerid ja siis lisanduvad siis kõik need kodutehnikad, mis on siis nagu nii-öelda kiibistatud, eks. Et kui me kujutame seda kiirgusfooni ette, mis siin olema hakkab, et see ongi see sama koht, et kas me peaksime seda kiirgust siis nagu tõesti kartma, eks ju. Et ma ei ütle kartma, aga ma ütlen, et meil on piisavalt põhjust praegu olla juba ettevaatlik, et neid teadustööd on sellised, et võtta nagu hoog maha. Aga vaatame järgmist pilti. Et siin on siis ära näidatud need kasutatavad uued siis 5G sagedused. Et kus nad siis kasutusele tulevad, et on madalsageduslikud, ütleme see 700 MHz on see praegu on ka väga, väga kasutusel juba tänagi. Et need on siis need suured tugijaamad, aga siis mida kõrgemale see sagedus läheb, seda väiksem on see distants, mis siin levib. Et nagu me näeme, siis ütleme, kui on sellised suured üritused, kus on vaja lisatugijaamu, näiteks ma arvan lauluväljakud ja kõik need asjad, et need saavad seal kenasti täis neid. Et võt selline kirjupilt meil saab siin olema.
Ja siis me võime selle pildiga kohe ära vaadata, et mille poolest siis see 5G tehnoloogia erineb praegustest, ma mainisin ka, et ongi need kiired, eks, et luuakse nagu sihuke individuaalne ühendus mastist siis konkreetsesse seadmesse ja tagasi. Ja mis on erinev siis praegusest on see, et kui praegused antennid on sellised passiivsed, siis siin hakkab toimuma nagu kahepoolne liiklus. Ehk et nad on nii-öelda aktiivsed antennid, nad kogu aeg reguleerivad ennast sõltuvalt sellest objektist, millega nad on ühendatud, et vastavalt siis muudavad võimsust ja muudavad seda nurka ja seda suunda, kus nad lähevad, eks. Ehk et mis kogu selle asja nii problemaatiliseks teebki, et kõik see asi on absoluutselt etteennustamatu, kuidas ta hakkab reaalses olukorras nagu toimima, milline saab olema kiirgustase, eks ju, me absoluutselt ja seda isegi tunnistavad siin täiesti ametlikud asutused ka, et me absoluutselt ei tea, mida see meile kaasa toob. Et see on see olukord, eks ju. Et sellepärast ma ütlengi, et ei ole tark praegu kiirustada selle asjaga. No kui me vaatame asja jällegi teisest vaatenurgast, ilmselt paljud nooremad inimesed, IT-ettevõtjad, startup loojad, kodukasutajad arvavad, et 5G on vaja, et tõsta interneti kiirust, pakkuda parimaid võimalusi kodutarbijatele. Lõppkokkuvõttes see ju toetab meie innovatsiooni ja Eesti IT-edulugu, aga ometigi selgub, et riskid, mis sellega kaasnevad, on ikkagi väga-väga tõsised. No võt, see ongi see koht, et mis meile siis tegelikult oluline on, eks. Et paneme selle edulugu ja digiriik ja mis meil need suured niisugused loosungid on, paneme selle ühele kaalukausile, paneme inimeste tervis ja tulevik teisele, on ju. Ma arvan, et siin ei ole nagu väga küsimust tegelikult. Et ainus ongi see, mis praegu seda digilugu nagu ütleme siis olulisemaks paneb, ongi see, et kui me tõesti nagu ütleme, jääme uskuma neid telekomitööstuse, neid nii-öelda lobijutte, eks ju, et kõik on väga hästi, aga tänu sellele nad teenivad suuri kasumeid praegu. Et kogu see teine teadus, mis ütleb, et see ohud tervisele on olemas, et see lihtsalt vaikitakse maha. Aga kui me vaatame seda järgmist pilti, siis tegelikult kõik need väljad, mille keskel me täna oleme, need on siis need raadiosageduslikud elektromagnetväljad, on juba 2011. aastal klassifitseeritud võimalikuks vähitekitajaks. Ehk et ja see põhineb absoluutselt juba kasutusel olevatel seadmetel, eks ju, see klassifitseering, et see ei ole kuskilt õhust võetud või me arvame või midagi niisugust mõtleme või hüpotees, ei, see on konkreetselt uuringu tulemustel tuginevalt. Ja see uuringu tulemused näitasid lihtsalt seda, tehti pikaajalised uuringud mobiiltelefoniga. Ehk et need samad mobiiltelefonid, mida me kasutame, et kui neid kasutatakse 10 aasta jooksul iga päev vähemalt pool tundi, mõelge inimesed läbi, kes kui palju kasutab, pool tundi päevas. Mis on väga-väga tagasihoidlik ka, olgem ausad. Olgem ausad. Et sellistel inimestel suureneb oluliselt ajuvähi tekke võimalus. Et need on reaalsed tulemused ja vot, see ongi see seis ja mis veel eriti muret tekitavad, samad uuringud näitavad ka, et kui hakatakse mobiiltelefone kasutama enne 20. eluaastat, siis see risk on 4 korda suurem. Et vot, see on reaalne teadus ja see on see on WHO alla kuuluv vähiuuringute agentuur, kes on sellise avalduse teinud. Neil on seal erinevad klassifikatsioonid erinevatele teguritele, siis mis vähki tekitavad ja siis need magnetväljad, elektromagnetväljad on nende seas. Et see on see olukord, on ju. et on asju, mille peale mõelda. Ja kui nüüd vaadata seda järgmist plaani, siis siin on tegelikult, me ei räägi mitte ainult vähist nende väljade puhul, vaid teadus näitab, et meil on siin tõsised mõjud DNA-le, DNA-kahjustused. Ja DNA-kahjustuste puhul on, põhimõtteliselt on 2 varianti, ühed on sellised, mis nagu parandavad ennast ära ja teised on need, mis mitte. Et tegelikult need väljad tekitavad ka selliseid kahjustusi, mis ei parane, mis nagu kanduvad siis, ütleme, järgmistele põlvkondadele edasi. Pöördumatud kahjustused. Pöördumatud kahjustused. Samamoodi närvisüsteem on löögi all, hormonaalsüsteem, krooniliste haiguste tekke on tõestatud, ajule kahjustused,
Siis on väga terav teema on kahjustused viljakusele. Et kui me vaatame, kui palju praegu ütleme nendest, kes soovivad lapsi saada, neil ei õnnestu enam. Lihtsalt ei tea, miks. Kusjuures siin ma ütlen niisuguse hea nipi, et proovige 8 nädalaks kirkustest eemal olla, mobiiltelefon taskutest välja ja igalt poolt lähedalt. Et sellest võib juba abi olla näiteks. Siis on mõjud südamele, on isegi eluohtlikud, eks, et kui tekitavad infarkte need väljad, siis on asi tõsine. Ja arenguhäired lastele, sest et lapsed on eriti ohustatud. Et see on jah, selline asi, mis on meil juba praegu teadus näitab, et ei ole jah, siin see ongi see, paneme selle teise kaalukausile nüüd ja siis paneme siia selle majandusedu ja digiriigi, et kellega me seda majandusedu siis tulevikus jagame, on ju. Aga kas sa näed ka häid alternatiive, et mis juhtuks, kui me sellele 5G-le tõmbaksime siin vähemalt Eestis praegu pidurit, ehkki selge, et on see ju tegelikult ülemaailmne probleem, see ei puuduta ainult meid, ja vaataksime alternatiivsete tehnoloogiate ja võimaluste poole, mis samamoodi aitaksid tõsta interneti kiirust, pakuksid paremaid lahendusi, aga ei oleks sedavõrd riske täis? No kõige parem ja ohutum lahendus, isegi millele ju teadlased viitavad, millele Hiie Indrikus viitab, kes on siis Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, on optiline kaabel, mis on väga kiire internetiühendus, turvaline, eks ole, ütleme siis need küberturvalisuse mõttes, pluss inimeste tervisele ohutu. Et noh, ma saan aru, et tänapäeval, kui kõik on harjunud selle juhtmevaba eluga, et see juhe võib-olla tundub nagu hirmus. Natuke ebamugav, aga me oleme olnud selles olukorras ja kõik asjad said aetud, eks ju. Et noh, vaata, see ongi see, me peame nagu tõsiselt mõtlema, et mida me siis nagu lõpuks väärtustame siin. Et kas tõesti, noh, see, et mul on iga hetk on mingisugune info olemas, ma ei tea, noh, internet ja kõik, et kas see on tõesti olulisem kui see, et meil on 10 aasta pärast ka veel nagu hea tervis ja hea olla, eks ju. No, mobiiltelefonide puhul jällegi oleks ju kaabel tegelikult lahendus, et see juhtmevabadus on ju mobiiltelefoni mõte laias laastus. Jah, aga noh, iseenesest on olemas võimalusi, kuidas saab ka isegi mobiiltelefonid, uuemad nutitelefonid ühendada kaabli otsa, aga noh, mulle tundub, et selle suure tehnoloogia hooga me oleme ikkagi väga suure osa oma inimlikkusest ära kaotanud, et just see, et me eelistame suhelda läbi mingisuguse tehnoloogia, eks ole, selle asemel, et noh, nagu see vanasti oli, inimesed saavad kokku, inimesed räägivad näost näkku, eks ju, et noh, võtaks nagu sammu tagasi ja ikkagi mõtleks läbi, mida me siis lõpuks, kuhu me läheme selle tempoga, eks ju, et kui me oleme absoluutselt ära kaotanud sellise mõistliku arusaamise sellest, mis on oluline. Missugused näited, praktikad on teada teistest Euroopa riikidest, ka seal kindlasti on kohalik kogukond 5G problemaatikaga põrkunud ja mingisuguseid kogemusi tagasisidet saanud? Jah, on tõesti. Ma tean nii palju, et kui eelmisel aastal Šveits on väga suures osas kaetud 5G-ga ja kui seal 5G tööle lülitati, see oli, ma täpselt nime praegu ei mäleta, mis linnas see oli, siis selle kohta ilmus päris mitu artiklit, kuidas väga suur hulk inimesi pöördusid siis kuidas see on siis erakorralise meditsiinikeskusesse osakonda, et tekkisid äkki seletamatud mingisugused tervisehädad, teravad peavalud ja iiveldused ja sellised asjad. Et noh, see on üks näide, aga noh, ma ei taha samas väga nendele asjadele nagu pidama jääda, sellepärast, et noh, ma nagu loon mingi programmi siia ette, et ma seda ei taha, et tegelikult noh, inimese teadus võtab kinni ja hakkab ka nagu töötama neid asju ümber enda jaoks. Aga ütleme, et see üks hoiatav näide on olemas. Et ja selles mõttes on see liikumine 5G vastu tegelikult ülemaailmselt väga jõuline. Et see on väga paljudes riikides ja tulemus on selline, et on väga palju riike, kus on 5G kas osaliselt või kogu riigis peatatud. Tegelikult, et need positiivsed näited on. Ja noh, nende seas näiteks Sloveenia, eks. Et noh, ma mõtlengi just, kui nüüd mõelda sellele, et kas
kas selline riik nagu Sloveenia, siis nemad on siis valmis a la Koopasse nüüd tagasi minema või mis, millega nad siis on valmis riskima, et ma arvan, et see ongi see koht, kus tegelikult on näha, et kuskil on säilinud see terve mõistus, kes ja noh, nende riikide seas, kus ütleme, Euroopas on neid tegelikult näiteid veel, kus on lihtsalt piirkonniti on peatatud, näiteks Saksamaa, Itaalia on väga suures osas, 600 omavalitsust. Inglismaal on 10 linna, Prantsusmaal on mõned linnad, Iirimaal on ja siis Šveitsis on 4 kantonit näiteks peatanud. Et noh, vaata ongi see koht, et ma arvan, et Eesti ei peaks nagu kartma seda sammu teha tegelikult, sest et eeskujud on olemas. USA-s on päris mitmed linnad pannud kinni, Austraalias ka üks. Noh, ei juhtu midagi nende riikidega tegelikult. Noh, ei juhtu, nad lihtsalt ongi need, et mingisugused Hiinad ja need panevad ees oma seda 5G-d, aga noh, see on nende valik, eks. Et noh, kas nad on siis tänu sellele õnnelikumad, noh, eks ole näha. Eestis on 5G võrkude rajamine alles algfaasis, et siin on Telial ja Elisal alles 5G võrgud testimisel, aga... Ma ütleks korra parandaks, et tegelikult ei saa päris öelda, et algfaasis, sest et Elisa on öelnud, et neil on juba üle poole võrgust välja ehitatud, nad on seda teinud juba aastaid, nii et nüüd niipea, kui tuleb see sageduslubade konkurss, mis nüüd oktoobrisse on praegu planeeritud, siis nad on lubanud kohe 5G-ga tööle panna, mis tähendab tegelikult, et see on meil ikka väga-väga ukse ees see asi. Et praegu ongi niisugune, et mis siis nüüd saab. Aga mida Eesti mobiilsideoperaatorid või siis 5G seadmete tarnijad, tootjad, nii palju, kui sa oled saanud nendega suhelda, mida nad vastavad, mis on nende seisukohad? Nende seisukohad on väga, noh, põhimõtteliselt nagu kivisein on, nemad raiuvad seda teemat, et kõik on normide piires ju. Et milles küsimus? Et noh, me võime siin öelda mida tahas, aga kui WHO kodulehel on selgelt öeldud, et kui piirnormid, ütleme, kiirgus ei ületa piirnorme, mis on kehtestatud, et siis on see ohutu. Aga noh, mina vaidlen sellele absoluutselt vastu ja koos minuga, ütleme mitte koos minuga, aga ma tuginen ikkagi sadadele teadlastele, kes neid teemasid uurivad ja see on nende vankumatu seisukoht, et teadus näitab lihtsalt midagi muud. Plus ka praktikat teistest riikidest, linnadest, mis sa hetk tagasi välja tõid, et probleem ilmselt on ikkagi olemas, kui näiteks Sloveenia on otsustanud 5G-st vähemalt praegu selles faasis loobuda. Ja. No ilmselgelt jah, et kuskilt need otsused tulevad, mis kaaluvad üles siis need tõesti need nii-öelda majandusedu või mis iganes nad selleks teiseks nagu põhjuseks toovad. Aga räägime nüüd lähemalt teie praeguse hetke algatustest, mittetulundusühing kogukonna hüvanguks. Mida te olete nüüd järgmisena planeerimas, et 5G-le siin omal moel vastu seista? Jah, ma hea meelega natukene räägiksin nendest algatustest. Et meil ühe esimese algatuse me tegime tegelikult aasta tagasi, esitasime 2019. aastal. Ja sellele järgnes see, et me käisime Riigikogus siis oma väiteid kaitsmas koos 2 väga maineka teadlasega Ameerikast Martin Pall ja Rootsist Lennart Hardell. Aga tulemus oli jah see, et lükati see algatus tagasi, et ei ole sellel nagu, noh, ütleme nii, et mingisugused tulemid sealt on ikkagi tulnud, et vähemasti lubati hakata nüüd piirnorme uurima ja vaatama, aga noh, mis sellest lõpuks nagu edasi saab, seda me veel ei tea. Aga vähemasti komisjoni liikmed otsustasid, et nad ei näe põhjust 5G-d peatada. Aga noh, siin on nagu oluline asi, mis ma tahaks rõhutada, et kui meie tõime kaasa sinna 2 nagu reaalset teadlast, kes tegelevad elektromagnetväljade tervisemõjude uurimisega, siis vastu oli meile pandud siis Tehnikaülikooli ja igasugused sellised väga, väga tehnilise taustaga inimesed. Nii, see ongi see Eesti pädevus ilmselt siis, et lihtsalt meil ei ole seda valdkonna pädevust olemas. Ja kusjuures ka Sotsiaalministeerium ise tunnistab, meil ei ole sisulist ekspertiisi sellel teemal. See on Sotsiaalministeerium, kes on vastutav konkreetselt nende piirnormide eest, eks ole, kogu selle kiirgusvaldkonna eest. Et sellepärast me olemegi paraku sellises sabas lonki ja seisus, et pole pädevust ja seda ei tulegi ilmselt, kuna seda ei rahastata, seda valdkonda. Aga järgmised sammud, mida te olete mõelnud? Järgmised sammud on need, et tuleb ilmselt siis uus algatus teha.
praeguseks ütleme saate eetrisse mineku ajaks peaks olema juba ka üleval, et saab allkirju anda, see on siis rahvaalgatuse lehel Peatame 5G. On see algatuse nimi. Et me oleme seal välja toonud kõik need uued argumendid, mis vahepeal on ilmnenud siis pärast seda viimast menetlust. Need on seal päris korralik nimekiri juba tekkinud, et on uued teaduslikud tõendid selle kohta, kuidas 5G ikkagi tervisele mõjub. On seda juba uuritud, on uuritud millimeeterlainete mõju, et on selgeks tehtud, et putukad on eriti, kes on ütleme see 1 sentimeetri kehapikkusega, et nemad on nagu eriti tugeva löögi all nende uute lainete poolt. Et kui me mõtleme, et kui praegu on juba väga suur väljasuuremislaine teatavasti, eks ole, putukatel, siis ma kordan, et see 5G paneb ikka väga tõsise matsu sinna juurde. Ja kogu see millimeeterlained on üks tõsine nagu teema, mis väga suurt ohtu võib avaldada. Ja siis on selgeks tehtud, et ka see, me oleme hästi palju kuulnud juba siin väiteid, et need uued mastid, eks ole, kuna nad on nii lähestikku, siis järelikult on nad hästi nõrga võimsusega, et me ei pea üldse kartma. See on ka absoluutselt ümber lükatud juba teaduse poolt, et on ära mõõdetud, et uued 5G mastid või need tugijaamad, nende ütleme siis kiirgus on oluliselt tugevam kui 4G antennide oma, 7–46 korda. Et ja kui neid selliseid antenne on siin ütleme kordades rohkem kui praegu, siis nagu on öelnud Euroopa Parlamendi üks süvaanalüüs 5G kohta, et 5G võib kaasa tuua täiesti vastuvõetamatud kiirgustasemed inimeste jaoks. Et see on täitsa niimoodi kirjas. Milline on Skandinaavia maade ja Läti-Leedu praktika 5G osas? Läti-Leedu kohta ma isegi ei tea, aga ma tean, et Rootsis on 5G töös ja Soomes on väga suures osas. Aga sealt ma ei ole kuulnud ka tagasisidet, et kuidas seal need, on seal ka mingisuguseid vastukajasid tulnud sellele või mitte, et ei ole jõudnud uurida. Aga on, et 5G on väga paljudes riikides on paigaldatud juba ja toimib. Ja ma tahaks veel mainida seda, et enne seda eelmist rahvaalgatust siis võtsime ühendust doktor Anthony Milleriga, kes on siis vähiuuring, ütleme siis vähiarst, epidemioloog, väga tunnustatud tegelane, tema on muuhulgas ka seotud sellega, et need raadiosageduslikud kiirgused on kuulutatud võimalikuks kantserogeeniks. Ja tema saatis isikliku pöördumise näiteks Jüri Ratasele, kes oli siis või on siiamaani peaminister, sotsiaalminister Tanel Kiigile, Terviseameti ametnikele Jelena Tomasovale ja Leena Albrechtile, keskkonnaministrile Rene Kokkile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantslerile Siim Sikkutile ja siis samamoodi sotsiaalkomisjonile ja keskkonnakomisjonile, kes seda algatust menetlesid. Ja tema väga selgelt tõi välja just selle teema, et selle raadiosagedusliku kiirguse ekspositsiooni tõstmise osas tuleb olla erakordselt ettevaatlik, kuna need väljad on siis võimalikuks kantserogeeniks kuulutatud ja kuna on lisandunud vahepeal uusi avastusi, mis kinnitavad, et see on kindel vähitekitaja, kindel kantserogeen, siis esiteks tuleb tõesti piirata seda kokkupuudet nii palju kui võimalik ja teiseks, kui 5G rakendatakse, siis me võime eeldada, et kõikide tervisehädade sagenemine tuleb siis, või kõik tervisehädad, mida me praegu näeme juba kiirgusest põhjustatuna, sagenevad ja seepärast on 5G peatamine eluliselt tähtis. Aga Liis, räägime selle kiirguse piirnormide teema veel puust ja punaseks lahti. Räägime, see on tõesti hästi oluline. Kust need normid tulevad? Ma alustan natukene niimoodi taustast. Need tulevad tegelikult kaugelt välismaalt. Tegelikult on olemas siis selline nii-öelda komisjon, sõltumatuks nimetatakse komisjon, rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse kaitsekomisjon, kelle siis nii-öelda pesa on Saksamaal ja nemad on siis kehtestanud nii-öelda sellised suunised ja
Euroopa Komisjon on siis nende põhjal teinud oma soovitused aastal 1999. Ja Eesti siis Sotsiaalministeerium on siis, või sotsiaalministri määrus on välja antud aastal 2002, siis mis on põhimõtteliselt siis üks-ühele üle võetud see komisjoni soovitus. Ja mis on selle puhul nagu problemaatiline, kõlab nagu normaalne, et Euroopa Komisjon ikka võiks nagu midagi teada teemast, eks, ja sõltumatud komisjonid, aga problemaatiline on see asi siis, kui me natukene hakkame tausta uurima, et mis komisjon siis selline on. Ja nagu selgub, ja sellele on väga paljud teadlased juba aastaid ja aastaid tähelepanu juhtinud, et see komisjon ei ole teps mitte sõltumatu, vaid ta on väga tihedalt seotud telekomi tööstusega. Ja see on siis, inglise keeles on ICNIRP, on see lühend või kuidas keegi hääldab. Siin seda nime, ta on nagu siin pikalt välja kirjutatud siin tausta peal. International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection. Ja häda on jah selles, et tegemist on üsna, ütleme, tööstusega seotud komisjoniga. Liikmed on olnud siis kas seal mingites telekomifirmades tööl või on sealt raha saanud. Ja sellepärast on nad väga kõvasti kriitikat saanud, aga see ei tähenda, et ütleme, WHO neid kuidagi vähem tõsiselt oleks võtma hakanud. Et see seis on praegu ja miks see slaid siin ees on sellepärast, et sellel suvel ilmus Klaus Buchner ja Michel Rivasi on 2 Europarlamendi saadikut, kes tegid väga-väga põhjaliku, ligi 100 leheküljeline on see PDF-i fail analüüs selle kohta, mis see komisjon endast kujutab, kes need liikmed on, mida nad teevad, kellelt nad raha saavad ja nii edasi. Ja see seis tähendab, ja mis nad siin välja toovad, ongi see, et me ei saa rääkida erapooletust komisjonist, vaid siin on väga selge huvide konflikt. Ja nad, mis on nagu väga tõsine niisugune punane lipp on see, et nad süstemaatiliselt eiravad, ütleme siis uuemaid teadusuuringuid selles valdkonnas, neid, mis ei sobitu siis nende sellise seisukohaga, et lihtsalt neid ei ole nende jaoks olemas. Ja olenemata sellest, kui palju sellele viidatakse ja tähelepanu suunatakse teadlaste poolt, siis midagi tegelikult reaalselt ei muutu. Ja mida me näeme siin Eestis samamoodi, kui ma olen suhelnud Terviseametiga ja Sotsiaalministeeriumiga, kes on siis vastutavad, ütleme, kiirgusvaldkonna eest vastutavad Eestis. Et nendelt vastus ongi, et nemad usuvad seda komisjoni. Et mulle tundub, et kas üks teema on jah see, et neil ei ole siin lihtsalt pädevust teistmoodi mõelda, aga teine on see, et kas neil on üldsegi nagu ruumi antud selleks, et seda me ei tea. Aga see on kahjuks see olukord, et me jookseme siin kogu aeg nagu peaga vastu seina, samamoodi kõik telekomi operaatorid, eks ole, nagu me rääkisime, et nendel on seesama nii-öelda see luuletus, et me usume norme, aga kui piirnormid reaalselt meid ei kaitse, millele samamoodi selle kohta on väga-väga palju teadlased kirjutanud igast pöördumisi WHO poole, ÜRO poole, et kuulge need piirnormid, eks, et võtame allapoole. Aga vaikus ei tule sealt mingit reaktsiooni. Tundub nagu 5G võrgu rajamisega tehakse inimkatseid ja meie kõik siin oleme katsejänesed. No järelikult nii see tuleb välja jah, et kui nagu ma enne rääkisin, et ei ole meil mingisugust infot, kuidas see asi töötama hakkab reaalajas ja inimesed ongi pandud reaalselt niimoodi, ütleme, see katselabor on siis meie elukeskkond, meile pannakse see tehnoloogia tööle ja vaadatakse, mis siis juhtuma hakkab. Et ma arvan, et see ei ole mõistlik lähenemine ja mis siis on, et sellepärast ongi see põhjus, miks väga paljud nõuavad ka ettevaatusprintsiibi kasutamist. Ettevaatusprintsiip siis sätestab, see on rahvusvaheliselt väga paljude organisatsioonide poolt välja öeldud, et kui meil on mingisugune põhjus eeldada, et mingi tegur on kahjulik või võib olla kahjulik, piisab ainult sellest nagu ütleme õigustatud või põhjendatud kahtlusest, siis me ei peaks seda tegurit nagu kasutusele võtma. Ja 5G puhul on meil väga selged märgid selle kohta, et meil on väga selged põhjendatud kahtlused, et see asi ei ole teps mitte hea. Kas kogu maailmas
põrkutakse samade piirnormidega täpselt samamoodi nagu meie siin? Vaat see ei ole niimoodi. See ongi tegelikult väga huvitav, et riikidel on tegelikult, isegi Euroopa Liidu riikidel, kes samamoodi sellele komisjoni soovitusele nagu peaksid alluma, kõikidel on tegelikult antud vabad käed tuua neid piirnorme allapoole vastavalt nii, nagu keegi seda vajalikuks peab. Ja siin on väga hea tabel selle kohta. Me näeme, et siin on päris palju riike, kes on seda teinud. Näiteks kui me siin kõige tublimat vaatame kõige vasakulpoolses ääres, on Austria, siin on Salzburgi linn näiteks. Nende norm on, ütleme Eestiga võrreldes, Eesti on, näete siin kõige parempoolsem, kõige kõrgem tulp. Et siin vahe on, kui keegi siin tahab läbi korrutada, see on 100 miljonit korda on piirnormide vahe, eks ju. Et Austrias, ütleme see Salzburgis, see kehtib siis siseruumides, et välisruumides või välistingimustes on 10 korda suurem see kui siseruumides. Aga siia jääb palju riike veel vahepeal, eks ma loen siis Liechtenstein, Bulgaaria, Belgia, Itaalia, Luksemburg, Ukraina, Šveits, Hiina, Itaalia, Leedu, Poola, Venemaa, India, Iisrael. Need riigid näiteks on siin toodud, kus on oluliselt madalamad normid. Ehk et see probleem see probleem on nendes riikides ilmselt, kes ei julge või ei saa nendes teemade siis otsustada või pole pädevust. Et need on jäänud siis sinna kõige maksimaalse juurde. Kui palju sulle teadaolevalt on olnud apellatsioone 5G vastu? Päris palju. Ja minu teada põhimõtteliselt kõik, ütleme siis sõltumatud minu jaoks teadlased, kes on uurinud elektromagnetväljade tervisemõju, on selliste apellatsioonidega seotud. Et see ongi see koht, kus nagu teadlaskond jaguneb kaheks, et ühed, kes neid esitavad ja teised, kes kiidavad takka, et kõik on väga hästi. Ja üks näide on siis see 5G apellatsioon, see on siis alguse saanud Rootsi teadlastest ja sinna on tänaseks 406 teadlast üle maailma. Teadlased ja arstid on siin, on need nii-öelda alla kirjutanud. 406 allkirja tänaseks. Kui võtta kogu rahvastikust, see 406 võib olla suur number, aga kui me võtame ikkagi neid teadlasi, kes selle teemaga tegelevad, siis see on ikka väga suur number. Nemad on siis konkreetselt aastal 2017 sellise algatuse teinud. See läks siis ÜRO-le ja Euroopa Liidule. Eesmärgiga siis just, et 5G tuleb peatada sellepärast, et meil on juba tänaseks näha kahjulikud mõjud. 5G teeb asja hullemaks ja selles mõttes tuleb see asi seisma panna. Kuni on uuritud. See on see põhiline asi, et kuni on uuritud piisavalt, eks ju. Et praegu me lähme niimoodi pimesi lihtsalt. Kui järgmine slaid vaadata, siis see on nüüd selline väga suure mastaabiline International Appeal Stop 5G on Earth and Space, mis siis juba jõuab ka kosmosesse. Kosmosega on see teema, mida ma vist ei ole maininud, et on ju plaan satelliitidega ka katta veel ionosfäär ja hakata sealt poolt siis seda 5G ühendust saatma. Ja selle vastu siis on 29. septembriga ligi 300 000 inimest ja organisatsiooni üle maailma on selle vastu. Mis on siis nende satelliitidega veel, ma tahaks mainida, et see, kui me seal Riigikogus käisime eelmisel aastal, siis üks tegelane seal oli väga imestanud, et mis mõttes satelliidid, et mis jutt see on. Et tegelikult on see väga tõsine teema ja on esitatud selle pärast ka pöördumine astronoomide ühingu poolt, kus on siis üle maailma minu teada astronoomid ka alla kirjutanud, et satelliitide, just need 5G satelliidid väga oluliselt tegelikult panevad ohtu meie tänase öise täistaeva. Põhjus on selles, et neid satelliite on tänaseks, ütleme, kooskõlastatud, neil loa saanud on 100 000 satelliiti, mis siis peaks seal taevasse hakkame meil ilusti sükene, kui need videoid vaadata, Kirgusinfo lehel on need olemas, kuidas need satelliidid siis niimoodi nagu rong niimoodi läheb, niimoodi jooksevad üle taeva, nagu pärlige. Ja mis on häda on selles, et nad on väga eredad, nad on eredamad kui praegu nähtavad kõige suuremad, kõige suurevankritähed näiteks on, eks ole, väga eredalt näha. Nad on sellest veel eredamad ja kui neid on seal kujutage ette 100 000, siis meie tähis taevas on, me võime selle unustada,
sest et seda lihtsalt ei ole, see taevas saab olema üleni niisuguseid valgeid heledaid täppe täis. Et see on üks selline tõsine teema, mis ei ole piisavalt, ma arvan, kajastust veel saanud, aga sellele juhitakse tähelepanu. Kui juba kõrgetest sfääridest rääkida, siis päike on ju iseenesest väga võimas kiirgusallikas, vaata, et kõige võimsam. Tõesti on. Milles siis probleem, kui päikesekiirgusega puutume me kõik igapäevaselt kokku? Jaa, vaata, see on hea küsimus. See on väga hea küsimus, sellepärast, et seda vastuargumenti me kuuleme väga palju tehnikainimeste käest. Tundub, et ühes koolis väga seda nagu rõhutatakse. Probleem on selles, et päikesekiirgust ja tehislike seadmete kiirgust ei saa absoluutselt omavahel võrrelda. Et nad on kaks täiesti erinevat asja. Päike looduslikud kiirgused on mittekoherentsed, see tähendab, et neid sagedusi on seal korraga väga palju. Ja päikese puhul on ilmselgelt inimesed on harjunud sellega juba, ma ei tea, kui pikk see ajalugu on, mis jooksul me päikse käes oleme olnud, eks. Aga kui meie kehas toimuvad konkreetselt biokeemilised ju kaitsereaktsioonid päikesele, tekib D-vitamiin, mis on tugev vähivastane aine, siis järelikult me saame sellega hakkama, eks me siiamaani elame pärast neid tuhandeid, miljoneid aastaid. Aga tehislikud kiirgused ehk koherentne kiirgus, mis on siis ühel sagedusel, inimesed ei ole sellega harjunud. See on ju mingi, ma ei tea, 100 aastat maksimaalselt, eks. Me ei ole sellega suutnud kohaneda. Meil on tuvastatud, eks ole, need negatiivsed tervisemõjud juba täna. Ja sellepärast ongi see võimsus tegelikult ei mängi siin rolli, et need on kaks erinevat kiirgusliiki. Missugused on praktilised võimalused enda ja oma lähedaste kaitsmiseks võimalike kiirgusallikate eest? Jaa, praktilised lähenemised, neid on tegelikult väga oluline tõesti rõhutada. Kõige olulisem reegel on see, et hoida distantsi. Kui on kiirgav seade, siis hoia distantsi. See on kõige lihtsam asi. Eriti mobiiltelefonidest, eriti kõne ajal, eriti kõne ühendamise ajal, mida tihti ei teata. Kui inimene viitsib välja vaadata oma telefoni kasutusjuhendist, seal on öeldud, et hoia telefoni peast eemal või kehast eemal. Ja põhjus on selles, et neid telefone ja muuhulgas ka sülearvuteid ei testita vastu keha. Mis tähendab, et kui meie kasutame seda vastu keha, siis ta kindlasti, ütleme väga suure tõenäosusega ületab piirnorme. Ja selle kohta on ka olemas tehtud uuringud Prantsusmaal, kus on täpselt vaadatudki nii, et pandud telefon vastu pead ja selgelt ületab erineeldumismäära. Et see distants on esimene reegel. Teine reegel, mida alati rõhutatakse, et ikkagi kui vähegi võimalik, pane kaabel oma sülearvutile, eks ole, lauaarvutile, et kuhu iganes, et internet läbi kaabli, kui vähegi võimalik. Et me võime küll mõelda, et las see wifi ruuter seal toanurgas tiksub, eks ole, aga see annab pidevat majaka signaali. See on selline 10 hertsi peal selline pulss. Et me seda oma kõrva ikkagi kuule, aga kui mõõturiga vaadata, siis on see väga selgelt näha või kuulda. Ja see käib nagu ööd ja päevad läbi, et see ei ole selline keskkond, milles meie tegelikult organism tahaks olla ja ennast hästi tunneb. Et siis oluline reegel on ka see, et kui me kasutame mobiiltelefoni, siis tuleks vaadata, et me teeme seda kohas, kus on hea levi. Näiteks väga hull olukord on, kui levi on halb, sest et siis telefoni võimsus suureneb. Eriti kui me oleme kuskil maal, näiteks maaluses parklas või kuskil kõige hullem kui kuskil plekist seintega mingis sõidukis näiteks. See on üks kõige hullemaid asju üldse, sellepärast et kiirgus on blokeeritud, mis tähendab, et telefon iseenesest peab andma seda võimsamat signaali ja teiseks hakkab ta seal plekis seinte vahel nagu mängima ja peegeldama. Ja kui neid inimesi seal veel rohkem on ja neid seadmeid, eks, et see praegune teema, et me paneme ühistransporti wifi, et inimestel oleks seal tore surfata kaugliinibussides või rongides, see tegelikult on ikka päris hull lahendus, sest et me olemegi praktiliselt mikrolaineahjus, kui sagedus on ka, eks ole, enam-vähem sama 2,4 gigahertsi. Et tuleks neid asju jälgida ja ma näen, et see asi ikkagi
et asjad saaks muutuda selles valdkonnas, see tähendab, et meil peab siin ühiskonnas tekkima mingisugune niisugune avalik, avatud debatt sellel teemal või selline praegu, kui ma näen, kui me üritamegi oma sellist infot kuskil meedias avaldada, siis ega seda ei võeta vastu, lihtsalt ei võeta, eks ju. Et ongi, siis jääbki ainult meie koduleht Kirgusinfo ja siis alati saabki öelda, et see on see mingisugune üksik Kirgusinfo, et kuskilt mujalt me seda ju ei loe, et miks me peaks tõsiselt võtma. Aga asi ongi selles, seda ei avaldata, kuigi tegelikult seda juttu räägivad väga paljud teadlased. Et täpselt need samad teemad ongi, et kuni me ei teadvusta seda ohtu, siis ei saa ka midagi muuta. Aga probleem on ka selles, et mida meil hästi palju ette heidetakse, et me oleme need hirmukülvajad, eks. Aga ma võin samasti küsida, et aga nagu me räägime, et kuulge, et ärge suitsetage, et tekib kopsuvähk, et kas me külvame hirmu siis, on ju. See ongi see sama koht, et me peame vaatama näkku nendele faktidele. Ohuallikad tuleb endale teadvustada. No just nimelt. Et see, mida me selle teadmisega edasi peale hakkame, see on juba nagu see iga inimese enda valik hetkel. Et kas me hakkame muutma oma käitumist või me elame samamoodi edasi, lihtsalt kujutades ette, et tegelikult me oleme tugevamad ja see ei mõjuta meid, eks inimene suudab oma mõtlemisega väga palju ka muuta tegelikult neid mõjusid. Aga samas jälle kiirguse puhul, kui me kiiritame loomi ja rotte ja nemad samamoodi saavad omale haigused ja vähid, siis järelikult ei ole selle ettekujutamisega väga palju pistmist midagi, et need väljad tõepoolest mõjuvad niimoodi. Liis, lõpetuseks küsin, kas inimeste teadlikkus võimalike kiirgusallikate osas on paranemas? Jaa, seda on rõõm näha ja see kõlab nagu paradoksaalselt, aga ma pean ütlema, et see on suuresti tänu 5G-le. Et see on üks see asi, mida 5G kaasa on toonud mingil määral sellise ärkamise laine, et inimesed on hakanud küsimusi esitama. Et kuna seda teemat on tegelikult tuleb maailmast nii palju igalt poolt, et 5G ja 5G, siis ikka hakatakse küsima, et mis värk seal on siis. Ja teine teema on, et väga paljudel inimestel on tekkinud tänaseks juba mingisugused tervisehäired, mida nad selgelt seostavad telefonidega näiteks. Et inimesed, kes on väga palju telefoni kasutanud, lihtsalt ühel hetkel ei saa seda enam teha, sest käsi hakkab valutama või pea hakkab valutama. Ja see on just seal kõne ajal, eks ole, nii et seal ei saa olla mingisugust muud tegurit ka põhjuseks. Et kui tekivad sellised asjad, siis tõepoolest see muudab mõtlemist ja ühel hetkel nad jõuavad selle õige info juurde. Ja sellest hetkest saavad hakata toimuma ikkagi muutused paremuse poole. Et ma näen, et kuni on selline eitamine ja pea liiva alla peitmine, siis me ei jõua sellega kuskile. Liis, millise sõnumi sa soovid meie tänasest vestlusest kokkuvõttes kuulajatele kõlama jätta? Tahaksin panna kõigile südamele, et võtke seda infot ikkagi avatud meelega. Et väga lihtne on panna need asjad niimoodi lükata eest ära, et see on ebamugav ja ma ei taha teada ja ma elan parem oma sellises ilusas roosas mullis edasi. Aga see ei saa lõpmatult kahjuks kesta niimoodi. Et isegi kui meie võib-olla praegused generatsioonid on piisavalt juba tugevad ja kohanenud, siis me tegelikult paneme väga suure löögi alla oma lapsed, kellel ei ole kaitset selle vastu ja kes on juba väga noorest east selliste väljadega kokku puutunud. Et see on ärkamise koht, see on see koht, kus me peame tegema silmad lahti ja vaatama tõele näkku. Suur aitäh, Liis, selle tänase meeldiva vestluse eest ja soovin palju jõudu ja edu inimväärse elukeskkonna eest võitlemisel. Suur tänu, Indrek! Head vaatajad, selline oli seekordne saade sarjast Välgatused. Täna oli stuudios külas Liis Ellert mittetulundusühingust kogukonna hüvanguks ja juttu tegime 5G võrgust ning selle väljaehitamisega kaasnevatest riskidest. Aitäh vaatamast, soovin teile kena päeva jätku ja uute kohtumisteni!